kujutus, et tehisintellekt on millegipärast inimkujuga, kas siis robot või, et tegelikkus on muidugi natuke teistsugune, aga küll on tal väga suur mõju meile tulevikus meie organisatsioonidele, meie organisatsiooni kultuuridele ja sellest räägibki meile Marten Kaevats. Tere ka minu poolt. Kõigepealt vaadates tagasi varasematele ettekandjatele ja kui Aare algus mainis ühte ajakirjanikku, kes ütles, et võib-olla sellised, mis seal oli, Hiina ja Aafrika, kus ei ole nii demokraatiat, et see võiks olla nagu mingisugune edutegur või valem, siis ma tahaks täna öelda, et ei pruugi olla. Ja Eestil on just nimelt selles väga tähtis roll. Ja teiselt poolt, kui Andrus Ansip rääkis sellest, et kuidas Elo Douglas 30-ndatel siis vaikival ajastul kõik siis niisugune nending oli, et olukord on nagu hull, aga me oleme põhjas ja edasi läheb paremini. Et siis tegelikult Eestis on ka väga tugev mittepoliitiline ametkond, kes hoiab seda lippu kõrdel. Ja ma arvan, et see on asi, millega tuleb tööd teha ja edasi minna. Mina olen siis olnud nüüdseks 4,5 aastat avalikus sektoris, 3 aastat selles peaministri ja valitsuse digiinnovatsiooni nõunik. Selle käigus ma olen mõneti aru saanud, mis see tähendab või ma olen kogenud seda omal nahal. Et ilmselt me oleme kuulnud ja kõik ka võib-olla osalenud ja mõelnud, et Eestil on juhuslikult nagu hea digikuvand. Ma väidan, et see ei ole tõsi. Meil ei ole hea digikuvand. Me oleme globaalselt täielik rockstar. Ja see on asi, mida me jällegi ei taju ilmtingimata siit poolt vaadates. Me saame nendest suurtest ustest sisse, me saame istuda G20 laua taga, me saame käia, osaleda nendes vestlustes selle tõttu, et meil on midagi, mis on erilist. Ilmtingimata ei ole alati ka see, et me tegelikult ei teadvusta võib-olla ka, et mis see nagu eriline on. Ja nagu Robert Kitt tõi välja näiteks selle Hans Roslingu faktitäiuse või factfulnessi, et meil on mõneti vaja neid positiivseid narratiive. Täna ma proovin ühte sellist esitada meie enda riigi näitel. Miks me üldse oleme see globaalne rockstar? Ja mulle tundub, et see on see osa, mida kõik meist, on jah, mingi digivärk käib, eks ju, automatiseeritud, internetis saab teha ja värk ja seal on jah midagi. Mulle tundub, et põhimõtteliselt praegu hetkel maailmas on 2 domineerivat andmevalitsemisstrateegiat, et see, kuidas andmetega ümber käia, aga tänapäeval, ütleme, selle eesliite andmevalitsemisstrateegia, selle eesliite selle võib jällegi koheselt ära jätta, sellepärast, et tegelikult on tegemist valitsemisstrateegiatega. Samamoodi nagu nutitelefon, kõigil on lihtsalt telefon. On Hiina, kuulsime. Hiinal on väga selge, kõik teavad, tsentraliseeritud andmebaasi süsteemid, andmearhitektuur, riik omab andmeid. Suur vend elab Hiinas. Hästi lihtne. Meil on USA. Inglise keeles mina nimetan quasi-decentral või natukene detsentraalne, kus siis korporatiivid omavad andmeid. Nüüd, minu kõige suurem avastus selle avaliku sektori aja jooksul ongi see, et olles siis käinud, riikunud nendes kohtades, rääkinud nende inimestega, valitsustega, eraettevõtetega, et meil on sisuliselt maailma parim hajusarhitektuur, kus ei ole suurt venda. Hajusarhitektuuri all, või ütleme siis valitsemise arhitektuuri all, ma ei pea silmas ilmtingimata seda, et kes keda valis ja mingi poliittehnoloogiline pool sellest, et kas saad mandaadi kokku või mitte, vaid ma pigem räägin protsessidest endast, tehnoloogiast, mis selle taga on, õigusruumist, mis sellest ümber on, ja eelkõige sellest mõtteviisist ja kultuurist, mis saab alguse, eelkõige Eesti mõttes on saanud ikkagi avaliku sektorist alguse. Sest peamine muutus, mis me oleme siin saavutanud, on mõtteviisis ja kultuuri muutuses. Meil ei ole seda ühte korvi, kuhu me kõik munad sisse paneme. Kogu meie see, valitsemise kultuur sisuliselt on ikkagi ehitatud
kogukonna ehituse ümber. Seesama näide, mis Robert tõi välja prügi koristamisega, see on väga hea näide. Meil on talgud olnud, eks ju, kõik teavad, aga nüüd läbi tehnoloogia me saame seda skaleerida. Ja tegelikult selles nii-öelda valitsemise pooles on samamoodi. See on miski, mis, ütleme, tehnoloogia inimesed räägivad üldiselt XT-st, aga küsimus ei ole ammugi enam tehnoloogias. Selles mõttes, et XT kui mingisugune tehnoloogiliste vahendite kogum on lihtsalt üks asi. Pigem see, mis on Eesti näite puhul oluline õppetund maailmale ja miks mitte ka meile endile, on kõik võimalikud need printsiibid seal ümber ja selle mõtteviisi kasvatamine. Ideed nagu see, et meie oleme iseenda andmete omanikud, idee nagu andmete ühekordse pärimise või once only printsiip. Ja nüüd hetkel me oleme tegelemas tegelikult sellega, et kuidas tagada meie enda valitsemise arhitektuuri kohanemisvõime nendel samadel tehnoloogiliste muutuste ajastul. Lisaks sellele, et ma siis Eesti valitsust toetan selles digi- ja innovatsiooni küsimustes, aitan ma ka erinevaid maailmaorganisatsioone Eesti esindajana. Et praegu viimasel ajal populaarseks muutunud WHO-s samamoodi vastutama siis süsteemi arhitektuuri või valitsemise arhitektuuri nagu plaani loomisest, põhimõtteliselt hästi lihtsustatult selle keele loomisest, kuidas kõik maailma tervishoiu infosüsteemid ja andmebaasid saaksid üksteisega kiirelt ja usaldusväärselt suhelda. See kogemus sealt rahvusvaheliselt organisatsioonis on kinnitanud minu enda seda tundmust, et tegelikult see kogemus, mis me oleme siin Eestis üles ehitanud, on hädavajalik, sest olles sattunud paar nädalat tagasi ühte NATO teemalisse arutelu, kus siis räägiti siis sellest, et on igasugused uued murrangulised tehnoloogiad tulemas ja siis üks diplomaat, kes siis on Eesti esindaja NATO-s, tema suutis seda väga hästi sõnastada, oli umbes nii, et kuulge, et vanad teemad on kõik alles. Ma tean, kuhu need lükata, aga uued tulevad kogu juurde ja nendega ma ei tea, mida teha. Et kas see on siis see tehisintellekt, kas see on see kvantarvutid, kas see on mingisugune sünteetiline bioloogia ja veel edasi. Me elame sellel ajal, kus muutuste intervall läheb aina kiiremaks ja kiiremaks ja sisuliselt me mitte keegi ei suuda mitte kunagi tulevikku ennustada. Ja selle peale kuidagi mingisugused kaarte mängida on nagu, ütleme, riskantne. Aga riigi poolt see, mida me teha saame, on kohanemisvõimlise arhitektuuri ehitamine. Ehk siis, et sellise valitsemise kultuuri, printsiipide ja protsesside kogumi, mis suudaks vajadusel muutuda võimalikult kiiresti, sellepärast, et kui tuleb mingi tegur, siis võib-olla me suudame kiirelt ümber mängida, see ei pea olema ainult tehnoloogia. See ei pea olema kliima, see ei pea olema mingisugused sotsiaalsed muutused, neid kõiki on liiga palju, me ei suuda kalkuleerida. Aga me suudame teha kohanemisvõimelist arhitektuuri. Ja sellega me praegu peaasjalikult avaliku sektori nagu digivaatajast Eestis ka teeme. Ehk siis, et meil on olnud see nii-öelda hajus arhitektuur, see kogukonna ehituslik siukene asi, mida me nimetame siis XT-ks, see, kuidas me jagame andmeid erinevate ametiasutuste vahel, aga kui me näeme seda andmete hulka kiiresti kasvamas ja kõikide nende nii avaliku kui erasektori protsesside muutumist väga jõuliselt, siis me tegelikult peame vaatama oluliselt teistmoodi nende asjade peale. Me ei saa selles samas traditsioonilises, lineaarses, industriaalses viisil jätkata, sellepärast, et see muutuste hulk on liiga suur. Mulle tundub, et Eesti üldiselt nagu riigina on selles murranguste tehnoloogiate võidujooksus või võrdlemisi hästi hakkama saanud. Meil on praeguseks hetkeks, ilmselt me saaks öelda, et meil on nagu kõige rohkem isejuhtiva sõiduki projekte riigi kohta, 1,3 miljoni kohta. Meil on 6 projekti, erinevad pundid, kes siis tegelevad mingisugust arenduste arendamisega. See ei tähenda seda, et me peaksime muutuma Google'iks või kelleks iganes, aga meil on vähemalt see kompetents koha peal, et me oskame selle tehnoloogiaga ümber tulla. Kvantarvutite teemaga
meil on see enda elustiili säilimise küsimus. Sest kui kvantarvuti suudab kogu meie digiriigi krüptovõtme murdosa sekundiga lahti murda, siis kogu see, mida me oleme ehitanud, sisuliselt muutub, haihtub selle sama hetkega. Usaldus kaob. Selle jaoks on meil tegelikult Eestis ka väga häid kompetentsi, et seda kaitsta. Aga keeruline Eesti edu võti peitub mitte ilmtingimata selles nii-öelda cutting edge, mingisuguses väga edevas, on see siis näiteks sünteetilise bioloogia, vaid pigem selle elustiili ja kultuuri nagu nii-öelda rakendamisel. Ehk siis, kui kvantnäidet jätkata, siis praegune hetke järgmine aastate suurim küsimus on sisuliselt see, et kuidas me suudame selle post-kvantkrüptograafia ehk siis selle olemasoleva krüptograafia tehnoloogia baasil tehtava kaitse tagada niimoodi, et on läbi kogu meie ökosüsteemi. See standardimise protsess on see, mis nõuab aega ja raha, sest see nõuab ja eeldab kultuuri muutust ja kasvatamist. Nüüd, ükskord, kui ma rääkisin seda sama süsteemi arhitektuuri muudatuse juttu Eesti startup kogukonnale, siis üks tuntud investor tõi näite, et see on praegu me oleme umbes samal hetkel tegelikult Eestiga, kui oli 90. lõpus, 2000. alguses, kui Eesti võttis kasutusele XD. Et me tegelikult peame tegema mingisuguse muudatuse. Aga nagu see alguse video tegelikult, mis mulle väga meeldis, on see, et palun ärme kasuta enam tiigrihüppe metafoori. See on aegunud, see printsiibis on aegunud. Me ei saa enam liikuda üksikute suurte hüpetena. Pigem see tiiger peab õppima selgeks uued tantsusammud, sealjuures muss läheb kogu aeg kiiremaks. Selles mõttes, et võib-olla alguses on niisugune aegne valss, aga varsti tuleb mingisugune elektrooniline tekno ja me peame sellega hakkama saama. Ja see ei ole nagu niisuguste üksikute hüpete küsimus, see on nagu konstantse protsessi ja selle valitsemise arhitektuuri küsimus. Ja valitsemise arhitektuuri all jällegi ma ei pea silmas mingisugust poliitilist jagelust, ma räägin sellest, kuidas protsessid toimuvad. Bürokraatia, olemata mitte hea või halb asi, on põhimõtteliselt see peamine moodus operandi või asjade ajamisviis, ükskõik kas selle tera või avalik sektor, kui see organisatsioon läheb mingis suuruses suuremaks, siis sa pead tegema mingisugust bürokraatlikke protsesse selleks, et ühtlast teenuse kvaliteeti hoida. Praegu hetkel me oleme võtnud Eestis suuna selle poole, et me suudaksime kogu selle rutiinse bürokraatia täielikult ära automatiseerida. Täielikult on natuke vale sõna, ütleme nii 95% ulatuses. Ja ma väidan, et me suudame seda teha järgmise 10 aasta jooksul. Võib-olla kodanikuna või ettevõtjana sul on see esimene tunnetus, mis on, et jah, et võib-olla ei pea seda jura tegema, et see on nagu positiivne. Aga ma arvan, et see suurem võit tuleb sellest samast kultuurilisest muutusest, et kui me suudame ehitada suureskaalalise organisatsiooni, mis ei põhine bürokraatial, vaid põhineb millelgi muul, siis see võit on hoopis suurem ja selle asi, millele me vastust ilmtingimata ei tea, et mis see siis on. Kui bürokraatia on olnud selle nii-öelda Kalevi võim, selle mitte punase, aga rohelise kanga, mis oli kirjutuslaua peal, selle võim, siis me ei tea, mis see nagu järgmine samm on. Peamised asjad, mis tegelikult soodustavad sellise kultuurilise muutuse tegemist ja see peamine õppetund, mis Eesti 25-aastase digiriigi ehitamise kultuuriga on olnud, on jällegi see mõtteviisi asi. Ehk siis see arhitektuur, mida me praegu paika paneme, hakkab omandama tegelikku väärtust alles 10, 15, 20 aasta pärast, kui need protsessid ja muudatused on päriselt ellu viidud. Selleks, et me saaksime seda teha, me peame tegelikult muutma seda viisi, kuidas me andmeid liigutame. Üldjoontes Eesti niisugune valitud strateegia, olles hajus arhitektuur ja mitte tsentraalne, on olnud väga tark otsus. Just nimelt selle sama kohanemisvõime taganemise mõttes. Et väidan, et Eesti on praegu hetkel sellise inimkeskse andmevalitsemise mõttes julgelt 15-20 aastat teistest ees. Koos oma heade luurekaaslaste soomlastega loomulikult.
aga kõik ülejäänud maailm praegu hetkel, kus tehnoloogia ja tehisintellekt on arenguhüppesse läinud, kõik arutavad selle sama teema abil, aga meil on tegelikult need õppetunnid olemas. Ja meil on tegelikult ka midagi näidata. Hetkel on Eestis avalikus sektoris viimane uudis oli vist 27 erinevat kratti või siis tehisintellekti rakendust. No, eelmine aasta lõpus ma käisin Pariisis, seal oli Accenture, üks globaalne konsultatsiooniettevõte, oli teinud uurimuse, et palju siis erinevad riigid tehisintellekti arengule nagu maksavad nagu raha. See keskmine oli vist mingi 15–20 miljonit eurot aastas ja selle nagu tulemus oli kuskil keskmiselt jällegi 7-8 elus rakendust. Meil on praegu kokku kuskil, me oleme 800 000 euro peale, meil on 27 erinevat nagu live asja või töötavat asja. Ja ilmselt selle aasta jooksul me suudame selle kuni 50-ni viia. Jällegi, need ei ole mingisugused fundamentaalsed muudatused, need on väiksed asjad, kus meie enda aparaat, kogukond, nii tehnoloogid, riigiametnikud kui õigusinimesed õpivad tundma seda uut tööriista, mis see tehisintellekt on. Kui ma ütleks, et viimase 20 aasta suurim mõtteviisi muutus, mis on nagu toimunud, on laias laastus paberit digisse. Ehk siis see, et sa ei pea võtma seda protsessi, et avalikus sektoris tundub hästi lihtne asi, aga tegelikult kogu selle asja läbikäimine on ikka päris raske. Et kuidas see kogu ühiskond nagu mõtleb, et protsesse saab teha teistmoodi. Siis tehisintellekti tulekuga ja selle olemusliku teistsuguseks olemisega. Tehisintellektil ei ole nagu, see ei ole nagu tavaline programmeerimine, kus sul on, kui ma teen seda, siis juhtub see. Pigem on see mingite tõenäost asi, et kui ma võtan enterit, siis võib-olla 80% tõenäosusega tuleb nagu novell ja 20% tuleb haiku, aga sa kunagi täpselt ei tea, kumb siis tuleb, eks. Ehk siis järgmise 20 aasta, jällegi mul hetkel paremaid sõnastust ei ole, aga mulle tundub, et see kõige keerulisem ja mõtteviisi ülemineku asi on, kui eelmised 20 aastat oli paberist digisse, siis järgmine on lineaarsest mittelineaarsesse. Peaks muutuma mõtteviis. Ja see on ülimalt keeruline asi, sellepärast, et kogu meie haridussüsteem, kogu meie nagu juhtimisloogika on tegelikult lähtunud sellisest, et kui see, siis see. Aga praegusel hetkel jällegi näiteks vaadates sedasama Let's Do It Worldi, kus siin oli peaaegu 21 miljonit inimest eelmisel aastal, mis tegelikult on Eestist alguses on asi, kogukonna ehitusasi, suurel määral vabatahtlik asi, siis tegelikult sa saad suureskaalalisi organisatsiooni juhtida väikese overheadiga või väikeste manageerimiskuludega. See, kuidas me liigutame andmeid, hakkab mõjutama seda, kuidas me tegelikult mõtleme. Ja eriti avaliku sektori mõttes, kus meil on mingisugused asjad nagu hanked ja värgid, alati on mingi ilge jama sellega seotud. Ja ilmselt Eesti kontekstis on kõik kuulnud mingit Skysi lugu, et paneme hästi palju raha mingi asja alla ja siis see ei tööta. Muu maailm on süsteemselt täpselt sama hunniku ees. Süsteemselt tehakse asju sellisena, et see ei saagi õnnestuda. Sest selle loogika on nagu sisuliselt see, et ütleme, et näiteks see on Skys või EMTA või mis iganes suureskaalaline kompleksne infosüsteem, tehnoloogiline pool sellest. Praegusel hetkel, kuidas avalikus sektoris need protsessid käivad, on suuresti see, et keegi tuleb, kes iganes see on siis poliitik, on see siis ametnik, kes iganes ütleb, et meil on uut asja vaja. Siis tulevad kõik inimesed kokku ümber laua ja siis pannakse kirja lähteülesanne. See on selline nagu mentaalse onaneerimise wishlist tehakse või soovunelm, et kõik unistused nagu pannakse kirja ja siis loodetakse, et see nüüd lahendabki selle asja ära. Jama on see, et siis nüüd keegi võidab selle hanke, eks ju, ilmselt on mõned inimesed kokku puutunud sellega siin ja siis hakatakse ehitama. Ja siis probleem on nagu selles, et see raha ka ei ole, sa võtad ühe jupi ehitad ja teise jupi ehitad ja kolmanda ja kuna see on suur ja keerukas ja kompleksne infosüsteem, siis see võtab aega. Ja see võtab aega ka oma mingisugused aastad. Laialdastes süsteemne probleem on see, et sellest alghetkest kuni sellele laivi minemiseni või töösse jooksmiseni
on ütleme 6 aastat näiteks praeguse näite puhul. Selle aja jooksul on ühiskondlikud ootused juba nii palju muutunud, tehnoloogiad muutunud, kõik asjad on muutunud, nii et see juba ongi nagu peaga vastu seina jooksmine. Eesti on liikumas üle XT pealt X-ruumi peale ja X-ruum saab olema see, mis tagab meie koostalitusvõime, inglise keeles on interoperability, või see, kuidas erinevad tehnoloogilised moodulid suudavad üksteisega rääkida. Hästi lihtsustatult. Ja ühtlasi me liigume üle sellest, et me ei hakka enam kunagi tegema selliseid suuri monoliitarhitektuure, vaid hakkame ehitama sellised, ütleme siis, domeenist juhinduvaid mikroteenuseid, mis Eesti lihtsustatult tähendab sellist arhitektuuri. Et me ei tee suurt monoliiti, ühe hanke asemel me teeme pigem mitu ja ütleme, minu see professionaalse unistaja vaatenurgast tulemus oleks umbes see, et ütleme näiteks 2 aasta pärast 99% Eesti IKT riigihangetest oleks väiksemad kui 20 000 eurot. Riigil on vaja domeenitarkust, on vaja seda teada, et mida me tegelikult teeme. See tehnoloogia saab tulla kust iganes ja seda tehnoloogiat me saame jooksvalt vahetada. Nüüd, kui XT loogika hästi lihtsustatult on umbes midagi sihukest. Punkt A vahetab punkti B-ga infot. See on turvaline ja nii edasi ja kaitstud ja hoolitsetud ja auditeeritav ja nii edasi. Siis X-ruumi loogika on natuke teistsugune. Tagamaks just nimelt seda sama mõtteviisi muutust, ehk siis meil on vaja suuremat kohanemisvõimet. Kui see on XT ja X-ruum on umbes midagi sihukest, et punktist A hakkab liikuma sõnumiruumi. Sõnumiruum on turvaline ja kaitstud ja nüüd siin sõnumiruumis võivad kuulata erinevad osapooled. Võib kuulata see B, nagu XT näitel, aga samal ajal võib olla C, D, X ja Z. Ja need saavad hästi kiiresti vahelduda ja muutuda. Mida see tegelikult tagab meile on see, ja see sama X-ruum või see, ütleme siis, suhtlusstandard või suhtlusviis on ühtlasi see sama asi, mis tagab tegelikult selle EMTA või SKAIS-i koostalitusvõime. Miks need võib-olla veidi tehnoloogilised asjad on olulised? Sisuliselt selleks, et me saaksime sellest muutuste virvarris tegelikult nagu jooksvalt hakkama, sealjuures teadmata, et mis meil järgmiseks juhtub. Me peame ehitama jällegi see valitsemise arhitektuur või governance architecture selliseks, et see on pidevalt muutuv. Me saame seda teha ainult läbi selliste väiksete kohanemisvõimeliste süsteemide. Aga mida see näiteks kontseptuaalses plaanis võiks tähendada, on see, et kui meil praegu on see sihukene XT loogika või hajusarhitektuuri loogika on põhimõtteliselt umbes nagu see, et meil on see üle riiki kattev hajusvõrk, praegu on umbes mingisugune 651 erinevat organisatsiooni, olgu siis nad avaliku sektori, kohaliku omavalitsuse või keskvalitsuse omad, mingisugused node'id või mingisugused komponendid, kes siis omavahel suhtlevad, siis me viime selle sama hajusa loogika, mis meil on praegu üleriigiline, mis on organisatsioonide vaheline, me viime ühe organisatsiooni kultuuri tasemele. Ehk siis, et see sama üks nõud hakkab seestpoolt sisuliselt nägema samamoodi välja, nagu näeb XT üle meie riigi. Ja miks seda on vaja, on jällegi see sama kohanemisvõime ja kiirem adaptiivne muutumine. Et kui metafoori võiks sellele asjale vaja olla, siis see suund, kuhu me tahaksime liikuda, on pigem selline linnuparve või kalaparvelaadne asi, kus inglise keeles on selline sõna nagu swarm intelligence, eesti keele pigem tõliks seda natukene võib-olla konarlikult, aga parvetarkusena. Et parvetarkuses või swarm intelligence'i loogikas on siis see, et see, millega tuleb tööd näha ja vaeva näha, on iga komponendi või elemendi, on need siis 2 inimest või organisatsiooni
selle vahelise nagu suhtluse reeglite nagu arengule. Et Eesti näite puhul näiteks kõige lihtsam tavaline asi meie jaoks, et liikumine nagu paberallkirja pealt digiallkirja peale, et eks ju see on nagu aega võtnud, aga samas selle digiallkirjaga me saame ikka päris palju rohkem asju teha. Et kui me suudame mõningad sellised baaskultuurilised, sotsiaalsed, bürokraatlikud asjad ümber defineerida millekski uueks, siis me tegelikult suudame ära automatiseerida ja muuta see valitsemiskultuur adaptiivsemaks. Ehk siis, kui keegi meist siin ruumis näeb, et wow, sealt tuleb kotkas ja ta on päris suur kotkas, kes tuleb meie seda linnuparme siin nüüd rappima, siis et tema ütleb oma lähikondlastele, et näe, tuleb kotkas, ja kõik lähikondlased ütlevad oma lähikondlastele, et tuleb kotkas, ja nii edasi. Suureskaalaliselt organisatsiooni kultuuri kasvus, see oli huvitav, sest see mõte ja teadmine tuleb nagu sõjaväe poole pealt, NATO poole pealt. Sisuliselt võidab see, kelle ahel on kõige lühem, kelle infoahel on kõige lühem. Praegused organisatsiooni kultuurivormid, mis on sellised hierarhilised, ei ole kunagi võimelised olema nii kohanemisvõimsed adaptiivsed, kui võrgustikupõhine organisatsioon saab olla. Ja see on see koht, kus kui praegu näiteks Maailma Tervishoiuorganisatsioonis või muudes sellistes organisatsioonides kõik mõtlevad, kõik on nagu lõhkise küna ees, et on hästi palju uusi tehnoloogiaid tulemas ja keegi täpselt aru ei saa, kuidas see siis nende oma organisatsiooni see muudab. Sest see on see koht, kus Eestil on hästi palju anda, õpetada, aga veelgi enam, ma arvan, et me peaksime nagu omavahel kuidagi nagu selle nagu suuna nagu selgeks saama ja koos ühiselt liikuma sinna poole. See on päris raske asi, mida teha, aga üldiselt mulle tundub, palju mul aega on? 3 minti. Et mulle tundub, et meil on päris head kaardid käes. Jah, nagu Robert enne mainis, loomulikult me oleme nagu selles suuremas ökosüsteemis päris väike mängija, aga meie see teadmine ja oskus kogukonna ehitusest on tegelikult see, mis meid edasi viib. Nüüd läbi tehnoloogia me saame seda skaleerida ja kogu see temaatika tuleb alati ühe peamise küsimuse ja see on usalduse küsimus. Räägitakse, et meil siin justkui inimesed usaldavad rohkem. Ma arvan, et meil inimesed tegelikult ei usalda, nagu et nad usaldavad, mina nimetan, nad usaldavad infoarhitektuuri. Võib-olla nad ei tea, mis see tähendab täpselt, aga need protsessid ja see kultuur seal ümber ja pole kuulnud, et midagi halvasti oleks olnud ja nii edasi. Rachel Botsman, kes on kirjutanud niisuguse väga huvitava raamatu nagu Who Can You Trust või keda sa võiksid usaldada või kuidagi nii. Temal on väga hea metafoor selle koha peal. Et kui kunagi oli see traditsiooniline usaldus, mis meil on ka siin olnud, et me oleme kellegiga koos lasteaias käinud ja koolis käinud ja üles kasvanud, eks, ja see on niisugune nagu kogukonnapõhine nagu usaldus, et me oleme koos seda soola söönud, et järelikult me võime koos luurele minna ka. Mingil hetkel, kui tekkis see aurumasin ja industriaalne maailm ja linnastumine ja linnadesse kolimine, anonüümiseerimine, tollel hetkel oli vaja selliseid nagu tsentraalseid institutsioone selleks, et seda usaldust tagada, tekkisid rahvusriigid ja pangad ja kogu see tööstus, kogu meie praegune majandus sisuliselt. Ja see, miks nagu Rachel Botsman siinkohal kasutab väga head metafoori, et usaldus on nagu energia. Et kui keegi on nagu keskkooli füüsikatunnis käinud, siis ta teab, et maailmas on alati täpselt sama palju energiat, lihtsalt see muundub teistesse kohtadesse, teistesse viisidesse. Ja see, miks praegu võib-olla räägitakse, et usaldus institutsioonide vastu on läbi aegadegi madalam, tegelikult on lihtsalt seetõttu, et on tekkinud uus usaldusliik, mida siis Rachel Botsman räägib hajususalduseks. Laias laastus, kui me hakkame ehitama seda uut hajusat riiki, siis uute tehnoloogiate varal me saame ehitada seda usaldust läbi erinevate viiside. Hästi lihtne näide hajususaldusmehhanismist on see, et tavaline internet, kui te leiate kellegi kaaslase, partneri, äripartneri, siis muidugi te guugeldate või teete taustakontrolli. Kas ta on ikka usaldusväärne? Helistate sõbrale, et sa tead seda tüüpi või? Kas ma peaks tegema seda? See, mida platvormkapitalistlikud näited, nagu näiteks Airbnb on teinud, on see, et see usaldus, mis on kultuuriline nähtus, on skaleeritav. Blockchain, asjad, milles Eestis on ka palju kompetentsust, jällegi näitab, et see on nagu usaldus steroidide peal.
Nüüd, see on hästi loov asi, me peame seda usaldust kasvatama, me peame seda igas sammus kasvatama, sest me elame ajastul, et kõik saab avalikuks. Me ei saa, küsimus ei ole enam üldse mitte selles, et kas miski info saab avalikuks, kõik saab avalikuks. Me peame olema jooksvalt ja alati eetilised, sest tagatubades enam ammu otsuse ei tehta. Ja me peame ehitama sellise arhitektuuri, ehk siis protsessid, õigusruumi ja muu sinna ümber, et see suudaks pidevalt kohaneda. Ja ma arvan, et see on asi, milles Eestis on julgelt nagu 20 aastat nagu ülejäänud maailmast ees. Ja nüüd tuleks järgmised 10 aastat veel pingutada, siis meil oleks jälle uus kvaliteetne etapp. Ja muu hulgas me suudaksime bürokraatia täielikult ära automatiseerida, mis ma arvan kõigile meeldib. Aitäh! Nii, aitäh! Kas on esinejale küsimusi? Oi, siin on kohe mitu tükki. Nii, aga alustame siit ja siis Jaak on. Tervist, Asso Lankots minu nimi. TalTechi infotehnoloogia teaduskonna magistrant ja digimuutuste siis kursusel õpin. Ma paluks kommentaari selle Rockstari väite kohta natukene, et meil seal kursusel õpetavad väga sellised väärikad ja siis tõesti praktikud Eesti enda nagu majandusest ja sellest digimaailmast ja siis tegelikult seal selline üsna prevaleeriv ja autoriteetsene väide on olnud, et Eesti oma digitaliseerimise tasemelt tegelikult hakkab Euroopas maha jääma ja seda mahajäämust eelkõige veab erasektor. Et jah, et üks on see XT ja X-ruumi tase, aga et teine on tegelikult selline erasektori digitaliseerimise tase, mis tegelikult on suhteliselt kehvakene. Jah, et kui meil see digitaliseerimise front-end on äpp, siis ütleme protsessi juhtimine ja analüüs tegelikult on see tõeline digitaliseerimine. Ja et kuna ma praegu vaikselt nikerdan siin ka oma lõputööga, siis mul oleks hea kuulda teist autoriteetset arvamust, et tegelikult minu nüüd inforuumis on kaks sellist natukene vastandlikku arvamust. Rockstar versus siis tegelikult see, et Eesti peab hästi kõvasti pingutama, et üldse keskmisele tasemele Euroopas järgi tõmmata ennast. See põhimõtteliselt ma olen ka sellega nõus. Meil on, ehk siis, et ja see tööriist, mis mina olen valinud, on positiivne narratiiv. Ma arvan, et see nii-öelda praegu hetkel päeval olev nii-öelda 100 miljoni euro küsimus, mis on küsimus siis meie enda infosüsteemide nagu ütleme alarahastusest ja selle arendamisest ja eriti teine küsimus, see erasektori digitaliseerimine, siis ega Rockstari elu ei ole ka lihtne. Et selles mõttes, et kui sa pead kogu aeg jaurama ja mingid grupidega tagatoas olema, siis see on päris intensiivne. See muusika kiirus on läinud kiiremaks, sellepärast, et meil ei ole kellegiltki õppida. Meil on väga vähestelt õppida, rääkides nüüd süsteemi arhitektuuri koha pealt. Meil on väga palju õppida teenuste koha pealt. Aga keegi polegi öelnud, et see lihtne peaks olema. Et põhimõtteliselt ma arvan, ma olen nõus sellega, et jah, me oleme tegelikult teenuste domeenis, me oleme nagu maha jäämas, sest kui ma näiteks käisin nüüd Saudi Araabias ja mingites muudes kohtades, siis mõned asjad on ikkagi palju ägedamad. Aga see, mida ei ole, on see süsteemne ja tervik lähenemine. Et see on see, mis on unikaalne ja see on Eestis unikaalne, nüüd Soome ja muud asjad ka veel. Aga ma arvan, et see terviku taju ja nägemine on see, mida me peame hoidma, aga kahtlemata me peame tööd tegema nii siis selle erasektori poole peal kui ka riigis endast, sest mõttes ma tean, kus on katki. Me kõik teame, kus on katki, nupud ei tööta ja kõik on kole. aga ma arvan ühtlasi, et meil on tegelikult plaan ja viisid selle lahendamiseks. Teine küsimus oli Jaagul. Jah, Jaak Nigul ettevõtja. Minu küsimus on selline, et kui me nüüd kõik need mitmed 100 miljonid eurod oleme juba sellesse kuulsusriikas e-riiki ära tagunud, siis miks ma üldse ei näe, et valitsussektor kuskilt otsastki veel kokku hakkaks tõmbama? Et efektiivsuse otsa ei komista üldse. Et mina tunnetan, et näiteks kõik need uued e-riigi lahendused, mis panevad mulle ettevõtjana järjest kohustusi juurde, et ma pean ise tegema seda mingit sisestamist või arvutamist, mida varem tegi kuskil mingi ametnik, et need ei tee minu elu mugavamaks, ikkagi raskemaks. Kuna hakkab sellest ka ettevõtlusel kasu olema?
No ma loodan, et lähiajal. Aga laias laastus näiteks, kui rääkida, et mida me saame teha selle, kui ma kirjeldan seda, et meil on võimelised põhimõtteliselt järgmise 10 aasta jooksul 95% kogu rutiinsest bürokraatiast ära kas automatiseerida. see tähendab, et te lasete 95% ametnikkonnast lahti või see on midagi muud? Ei, see on kindlasti midagi muud. Ja ma arvan, et näiteks see, et kui vaadata keskvalitsuse tasemel, siis jällegi, mina olen suhteliselt uus riigiametnik, siis, aga ikkagi hinnang on nagu see, et tegelikult seal on väga vähe, ütleme, meil oli lihtsalt üks näide oli see, et meil üks küberkaitsekutt läks ära ja meil ongi ainult üks kutt, kes seda nagu politseid juhib. Mis sisuliselt tähendas seda, et see riik on juba päris õhukeseks lastud. Ma põhimõtteliselt arvan küll seda, et jah, et meil on võimelised märkimisväärselt kokku hoida, sealjuures inimeste hulga pealt. Vist praegune hetkenumbri staatus on umbes see, et kuna meil rahvastik kahaneb, siis me peaksime umbes iga aasta 600 avaliku sektori inimest nagu lahti iga aastaselt selleks, et jõuda lihtsalt demograafiaga kokku. Ja ma arvan, et see Raidla poolt pakutud mõte, et sisuliselt et laseme pooled riigiametnikud lahti ja tõstame teiste palka poole võrra, see on ka võimalik läbi selle kõige muutuse. Aga keeruline on nüüd see, et me ei räägi kindlasti mitte, absoluutselt mitte, ma ei tea, õpetajatest, arstidest ja sellistest. Ma arvan, et näiteks aga ma arvan, jah, igal juhul, põhimõtteliselt 10 aasta jooksul ma kõhutunne ütleks, et me suudaks nagu, ütleme, vähemalt 40% nagu ära kattida, aga mitte läbi selle, et me teeme seda toorelt, ütlen lihtsalt põhimõtteliselt, et riik on liiga paks ja me peame õhukesemaks viiluma, vaid me tegelikult teeme seda läbi protsesside automatiseerimise ja kogu selle rutiinse jura, mida sina ettevõtjana pead tegema, selle ka lihtsustamise. Aga see kõik võtab aega, see ei ole niimoodi, et sa saad nagu loosungina peale lennata, sa pead tegelikult seda nagu tööd ja protsesse sisemiselt ehitama ja kasvatama. See kahjuks võtab aega. Aga me liigume sinna poole, et sellest lahti saada, ma loodan. Aga aitäh Martinile!